tere kõigile, Marko siinpool ja täna tuleb video Apple'ist. Sel ajal, kui mina mõnusalt puhkasin, tegi Apple oma toote tutvustuse, tõi turule uued iPhone'id, reklaamis neid uhkelt, suurelt, laialt. Aga mida reklaamis ei öeldud, aga mis nüüd on teada, on nende hind ja hind on muidugi meeletu. Alla 1000 enam iPhone ei saa, kui ei taha just olla kehvik ja osta seda kõige odavamat, kõige nõrgemat. Mul ei olnud plaanis teha seda videot, sest ma ei tee mingi Apple'i toodete videot. Apple mind jätab suht külmaks. Peale selle, et nad on tohutult osavad tegema raha. Et see on nagu nende tõeline geniaalsus. Ja ma ikka jätkuvalt imestan, kus on need inimesed, kes seda raha neile viivad. Jah, okei, neil on häid tooteid, ega ka iPhone on hea toode, aga minu meelest on see hind täiesti mõttetus suurusjärgus. Ja kuidas siis keeratakse ostjale käru, isegi kiirlaadjat ei panda kaasa. Ma ei saa aru. Rääkimata sellest, et panna siis see 10 või 5 eurone tongel, et saaks tavalise kõrvaklapid järgi ühendada. Isegi sellest on loovutud. No ilmselt kasumi nimel, mis seal muud. Ja minu meelest see on ikkagi ostjate suhtes suht alatu. Ja ka Eestist saab uusi iPhone'e alates eelmise nädala lõpus tellida. Eeltellida muidugi. Ja esialgu on müügil siis need kallimad variandid. No, minu meelest on see telefon tohutult ülehinnatud. Need 2 paremat mudelit, mis praegu eeltellimuses on, nende hinnatase tonn 200, 1200 eurot ja üles, see on ikka meeletu hind. iPhone'i jaoks mitte, aga iPhone on nagu omas mingis mullis, teeb oma hinnaga, nii nagu nad ise tahavad. Ja ma leian, et see on ikka meeletult kallis. Meeletult liiga kallis. Mina ei ostaks, ma ei ostagi. See on nagu kindel. Nad toovad ka odavama iPhone'i mudeli müügile. Hiljem see on iPhone 10R, aga selle hind Eestis peaks tulema sinna 800–900 euro vahele. Kõige odavam telefon. 800–900 ja selle eest saab, ma ütleks mitte midagi. Selle eest saab siis aastast 2010 ekraani ja ega väga palju muud ei saa. Teistel tootjatel on need hinnad ikkagi natukenegi mõistlikumad. Ei ole seal tegemist 1500 euroga. Kui sa tahad vähegi, ütleme, telefoni, millel on natukene mälu, kuhu sa natuke pilte salvestada, videosid teha, siis su telefon maksab 1500 eurot, kui see on iPhone. Ja minu jaoks on see natuke vastuvõetamatu suurus. Ja ma usun, et ka paljude teiste eestlaste jaoks on see liiga vastuvõetamatu suurus. Aga üle maailma nad müüvad neid muidugi palju, kui palju Eestis, mind see tegelikult huvitab. Sest ma ei kujuta ette, et ma panen sellise telefoni eest raha välja ja siis ta kukub mul maha ja ta läheb katki näiteks. Kahju natukene. Mul hakkab rahast kohutavalt kahju. Ma olen küll aja jooksul oma telefonide hinnataset tõstnud lihtsalt, et saada paremaid telefone ja suutnud selle tõsta sinna, ütleme, pool sellest 1500-st, aga ka see on juba minu meelest kallis telefon ikkagi. Et varem ma üritasin ikkagi hoida telefonid hinnataset seal 500 euro juures, aga kui tahad natuke paremat, siis tuleb vähekene ikkagi veel tõsta seda tänapäeval juba. Aga 1500 minu jaoks on küll ületamatu suurus. Apple nöörib. Minu arvates Apple nöörib. Ta nöörib oma ökosüsteemi kasutajaid puhtalt ja neid, kellele meeldivad iPhone'id. Ta tõesti nöörib inimesi, kellele need tooted meeldivad ja kes armastavad Apple'i tooteid, et siis iPhone'id hinnad on küll täiesti pöörased. Ma lihtsalt ei mõista, et miks peab ostma nii kalli telefoni. Sest ta ei tee mitte midagi paremat kui 1000 eurone telefon, mitte midagi paremat kui teeb seal, ütleme seal isegi see tänapäeval 500–600 eurot telefon. Et väga vähesed asju, mida ta teeb paremini. See on mikroosakesed, mida ta suudab võib-olla paremini teha või mugavamalt. Ei tõuse minu käsi seda ostma ja ma arvan ka paljude teiste eestlatega siin. Muidugi, kui järelmaksuga võtta, siis on lugu teine, siis vaatad, ohoh,
polegi nii palju, ma ikkagi äkki võtan. Aga noh, ma ei tea. Aga kui me jätame need iPhone'id kõrvale, siis tegelikult tuli välja ka üks äge toode ja see on siis Apple Watch 4 ja kuigi ta ei ole veel Eestis müügil ja nii edasi, siis tal on üks super omadus ja on EKG. Muidugi mitte ei tule seda ju Euroopasse. See on ainult Ameerikas hetkel ja see oleks asi, mis tegelikult ma usun, et paljusid inimesi huvitaks, et see EKG mõõtmine, sest ei ole olnud, tänapäeval ei ole olemas veel seadet, mis laseb sul põhimõtteliselt kogu aeg EKG-d mõõta. Kui sa tahad, mõõdad, saad oma arsti juurde, mõõdetakse seal või saad siis spetsiaalse seadme, ma ei tea, 24 tunniks peale endale või kauaks seda antakse ja siis käid sellega ringi ühe päevakese ööpäeva ja siis lähed tagasi ja siis vaadatakse üle. No ta ei ole küll nüüd muidugi nii-öelda päris nii-öelda arstiriistade sertifikaadiga, aga ta on ikkagi, ma usun, et üsna täpne, et ta annab aimu sellest inimese südamerütmidest, et see on nagu väga lahe asi iseenesest. Super toode minu meelest. Aga kas see Euroopas kunagi saab võimalikuks kasutada seda EKG funktsiooni või mitte, see on nagu tegelikult ebaselge, et see oleks küll asi, mida ma isegi prooviks. Vaat nii, et kui varem mind Apple Watchid jätsid täiesti külmaks, siis see on asi, mis mind huvitab, aga mitte telefonid. Siis nüüd, kui nende hinnad on juba 1500 eurot ja üle, siis täiesti arusaamatu. Ja kui minna selle odava telefoni peale, nüüd odava iPhone'i peale, kõige odavama iPhone'i peale 900 eurot või noh, natuke vähem, siis noh, mis sa siis enam seda odavat ostad? Pane siis paar sotti juurde ja osta normaalne. Et ma ei kujuta ette, et see on ikkagi, raha peab ikka taskus põlema täie hooga. Või lihtsalt olema seda nii palju, et pole midagi sellega teha. Aga kui sina ostad endale iPhone'i või ei osta iPhone'i, võid jätta väikse kommentaari, et mis põhjusel sa siis kas ostad või ei osta. No, minu jaoks on hind on kindel argument. Pluss see, et kulm, eesti keeles on see nimi kulm, no see jääb mul juhtme kokku. Plus kõik telefonid, mis on seda ahvinud tänapeal, need Androidid eelmine aasta, mis välja tulid, no ma ei tea. Ainuüksi selle kulmu pärast ei ostaks mina iPhone'i. On palju ilusaid telefone, millel ei ole kulmu. Ja no, minu meelest see on täiesti ebavajalik osa sellest telefonist. Aga noh, see on maitse asi puhtalt, et kole. Minu jaoks on see kole, paljude jaoks on see äge, mul on kallis iPhone. Võib-olla tõesti, aga jäta oma väike kommentaar, mis sina sellest asjast arvad. Kõike head ja järgmise korrani.